Robotexi podcast. Siis vajutan siia, aga... Ei, see on jah, võid vajutada, võid mitte. Ja mis mõttes salvestab siis siia? Ei, juba salvestab. Tere kõigile, eetris on järjekordne Robotexi podcast ja täna on mul külaliseks Lauri Luik. Mina olen saatejuht Katrin Tegova ja Lauri, räägi võib-olla siis kohe ise endast, et mina tean, et sa oled Wiedemanni taustaga, selles mõttes, et Haapsalus Wiedemanni gümnaasiumis käinud, õppinud siin samas Tallinna Tehnikaülikoolis, kus me saadet salvestame, aga äkki sa räägid natukene siis lähemalt oma nii-öelda sellisest kujunemisloost ja enne kui me jõuame siis põnevate, kuidas neid nimetada ka nagu leiutiste või leiutiste juurde, aga jah, et natukene enda tausta ise avada. Tere! Väga tore on olla oma kodukoolis, kui võib öelda. Et ei ole siia aastaid sattunud ja huviga vaatasin täna hommikul ringi siin, et mis on toimunud ja missugused muutused on siin aset leidnud. Väga vahva. Minu tõesti taust on Haapsalust ja Wiedemanni gümnaasiumist ja peale keskkooli lõppu ma otsustasin, et ma soovin võtta ette midagi sellist, mis mind proovile paneb ja seetõttu ma kandideerisin Tallinna Tehnikaülikooli arvuti- ja süsteemitehnika erialale, mis oli minu jaoks üsna väljakutsuv, sellepärast, et ma ise pean ennast eelkõige ikkagi humanitaar inimeseks peamiselt, aga õpingud läksid suhteliselt edukalt, võib öelda, et lõpetasin siin Tallinna Tehnikaülikoolis bakalaureuse kraadi ja 2009. aastal õnnestus ka magistrikraad kaitsta. Nii et sealt maalt sai selline minu teekond siis arvutite maailmas või tehnoloogia maailmas alguse. Vahepeal mind natukene muidugi elu juhtis kõrvale kogu sellest tehnoloogia sektorist ja ma töötasin aastaid Eesti parlamendis, kuid aastad seal õpetasid mulle taaskord seda, et elu on väga lühike ja tuleb proovida erinevaid asju ja ei tohi jääda väga pikaks ühte kohta kinni, sellepärast et inimene muutub mugavaks ja lõpuks ei ole see ei endale kasulik ega kellelegi teisele ka kasulik. Nii et 2019. aastal ma otsustasin, et ma lähen erasektorisse ja tagasi nii-öelda tehnoloogia juurde ja siis me hakkasimegi koos kahe kaasasutajaga, Kristofferi ja Marekuga tegema sellist ettevõtmist nagu Kaploop. Nii, nüüd me jõudsimegi selle juurde, miks võib-olla selle saate kese võiks ka olla, et ma arvan, et seda võib-olla paljud juba ka kuulajatest on ise nagu ma näinud või midagi kuulnud Kaploopist, aga äkki sa räägid ise täpselt veel ka lähemalt, et mis see täpselt on, sest et neid ütleme selliseid leiutsi tuleb siin iga päev juba või et aga need nimed on enamasti sellised, mida kohe võib-olla Kaploop natukene siiski ütleb, üht-teist vihjab, aga et kui sa kirjeldaksid ja räägiksid natuke, millega siis tegu on? Jaa, hea meelega. Idee sai alguse Mareku, meie ühe kaasasutaja peast ja tulenes sellisest päris tavaelu probleemist, et 2018. aastal ta osales tänavatoidu festivalil Tallinnas ja seal pakuti siis ka korduskasutatavatest topsidest jooke. Aga talle sai üsna kiiresti selgeks see, et selline manuaalne ja automatiseerimata lahendus ei saa olla jätkusuutlik, sellepärast et kui kogused kasvavad, siis paratamatult tuleb võtta tehnika ja tehnoloogia appi. Ning seetõttu me tegelikult juba 2018. aasta lõpus esimest korda Marekuga kohtusime, panime pead kokku. Mina olin sel ajal arendamas oma sõpradega ühte makselahenduse nii-öelda rakendust ja kuna sellele korduskasutatavate pakendite tagasi korjele ja deposiidiraha tagastusele on vaja ka makselahenduse poolt, siis
siis need kaks ideed kuidagi omavahel klappisid hästi kokku ja sealt me hakkasime siis koos edasi mõtlema. Meiega liitus 2019. aasta alguses ka Christopher ja me jõudsime lõpuks sinna maale, et kuna infrastruktuuri ei ole korduskasutatavate pakendite kokkukorjeks, siis see infrastruktuur tuleb meil endil rajada. Me saime päris alguses kohe aru, et kuna me peame hakkama tegelema riistvaraga, siis see saab olema päris väljakutsete rohke, sellepärast et tänapäeval kõigile meeldib teha erinevaid äppe ja tarkvararakendusi, mida on suhteliselt lihtne teha, testida, skaleerida ja ka odav, kui nii võtta. Aga riistvara on kõike seda ja lisaks veel see nii-öelda füüsiline komponent sinna juurde, ehk et kordades keerulisem. Me teadvustasime seda algusest peale, aga kohati ma ütlen, et ei osanud ette arvata, et see nii keeruline on. aga me toodame selliseid, inglise keeles öeldes reverse vending machine, ehk et siis masinaid, mis aitavad siis tagasi korjata korduskasutatavaid pakendeid ja tagastada deposiidiraha inimese pangakaardile või siis telefoni, kui sa selle telefoni sinna pangaterminalile vastu paned. Ja algusest peale me võtsime endale sisendi, et see lahendus peab olema nii lihtne, kui vähegi võimalik, et ta ei häiriks inimese juba välja kujunenud sellist käitumismustrit, sest et kui me soovime keskkonnas mingeid muutusi, positiivseid muutusi esile kutsuda, siis me ei tohiks inimesi selle protsessi juures, kui nad niigi peavad tegema sammu, eks ole, mis võib-olla natukene nende jaoks harjumatu, et hakkame nüüd ühekordse topsi asemel korduskasutatavat kasutama, me ei tohiks neid rohkem segada selles asjas, nii-öelda, et see protsess oleks võimalikult lihtne. Ja nii me disainisimegi selle enda teenuse siis sedasi, et kui näiteks ühekordse puhul inimene läheb sinna puitkasse, ostab endale limonaadi, saab ühekordsest topsis joogi, joob ära, viskab prügikasti, siis meie puhul on nii, et ta saab selle korduskasutatavas topsis, koos oma joogi hinnaga maksab ka deposiidiraha ja lihtsalt mitte ei viska seda prügikasti enam, vaid meie automaati. Ja ainuke tegevus, mis ta tegema peab, on siis panema oma pangakaardi või telefoni vastu meie pangaterminali ja NFC maksega siis maksega see deposiidiraha laikub tema kontole. Nii et me oleme disaininud selle masina nii, et inimene ei pea laadima mingisugust äppi, ta ei pea kuskil ennast registreerima. See tegevus on intuitiivne, lihtne ja ta isegi ei pea seda deposiidiraha selle sama pangakaardiga maksma, mille peale ta seda pärast tagasi tahab saada. Ta võib seda maksta sularahas, ta võib need topsid ka kuskilt leida ja tagastada meie automaati ja ta saab ikka deposiidiraha tagasi. See tundub päris hea, selles mõttes tõesti lihtne lahendus, et sa ei pea väga palju liigutusi tegema, samas sa saad kasutada, ongi nagu selline ostu-müügi situatsioon. Aga kuidas sellega on, et võib-olla paljudel ei ole see ka veel nii väga selge, et ma tean, mis on nagu ühekordne, aga mis see taas nii-öelda siis või korduv kasutatav on, et kus sa täpselt leiad või millised nad välja näevad üldse, et kuidas sa... Ühekordse inglise keeles siis kas disposable või single use või recyclable näiteks, eks kasutatakse erinevaid mõisteid ja korduskasutuse ehk et siis reusable vahe on selles, et ühekordset sa kasutad ühe korra, siis ta läheb kas enamal juhul kahjuks läheb ta kuskile segaprügisse, põletatakse ära või siis heal juhul ta korjatakse puhta materjalina kokku ja ta läheb nagu recyclingisse ehk et tehakse tast mingi muu alama kategooria toode. Nüüd reusable ehk et korduskasutatav on kasutatav kümneid, sadu, mõnel puhul isegi tuhandeid kordi. Kui ta on näiteks metallist, siis ta võib olla tuhandeid kordi kasutatav. Meie soovitame kasutada plastikut, sellepärast et plastik on kerge, logistika mõttes hea, ta ei purune, ta on ka kergesti ümbertöödeldav oma elutsükli lõpus ja ta sobitub ka meie sellesse nii-öelda tehnoloogia infrastruktuuri kõige paremini. Et kuigi meie ei kirjuta ette kaupmehele, missugust korduskasutatavat pakendit ta kasutama peaks. Et meie oleme oma masinad disaininud sedasi, et sa võid ükskõik missuguse disainiga, ükskõik missuguseid pakendid kasutada. Et sa võid sisestada meie masinasse nii kohvitopse, salatikarpe, pitsakarpe ja mitte ilmtingimata isegi ainult pakendeid, vaid ka näiteks välgumihkleid, akusid, COVID-i maske, süstlaid, riideid, mida iganes, et me oleme disaininud meie masinad universaalsetena.
aga kui nüüd tulla korra veel tagasi selle küsimuse alguse juurde, siis analüüsid, mida on tehtud ja uuringud, mida on läbi viidud, näitavad, et korduskasutatav pakend on juba keskkonnasõbralikum, sõltuvalt siis natukene materjali kogusest ja selle topsiku tegemisest või pakendi tegemise tehnoloogiast, aga ta on keskkonnasõbralikum juba alates 3. kuni 5. kasutuskorrast. Ehk et siis jah, korduskasutatava pakendi tootmiseks läheb rohkem energiat, vett ja muid ressursse kui ühekordse tegemiseks, aga kui sa kasutad seda juba 3 korda, siis on ta keskkonnale sõbralikum kui selle ühekordse tootmine. Ja siia hulka on siis arvestatud ka juba pesu ja logistika sisse sellesse mudelisse. Et see on selle korduskasutuse võlu ja sellepärast kogu maailm selles suunas liigub. Et sellepärast on see selliseks suureks trendiks kujunemas, sest et paremat alternatiivi praegu ei ole. Aga kuidas siis see praktikas välja näeb? Näiteks, et kui ma lähen nüüd poodi, ostan näiteks salatit, võtan selle, need on see 1, 2, 3, 4 mingi karbi suurused ja lasen sinna karpi panna salati, söön selle ära ja siis tahan seda karpi tagastada, sest et tihtipeale just sellist laadi karpe kuhjub mõnikord kodus või et sa mõtled, et appit mõnda võib-olla ma kasutan, aga enamasti neid tekib nii palju ja siis oleks hea nendest nagu lahti saada niimoodi, et sa ei viska neid siis nagu tavaliselt kuskile prügikasti, vaid et kuhu siis tuua. Kas need sellised salatikarbid on need, mida siis nagu ja selleks, et nüüd mingi kaubanduskeskus näiteks saaks üle minna korduskasutatatele pakenditele, peab ta kõigepealt selleks soovi avaldama, sest et paljudes enamustes kaubanduskeskustes praegu ikka kasutatakse ühekordseid pakendeid. Et meie esimene piloot Balti jaama turul, kus me leppisime restoranipidajatega kokku koostöös oma koostööpartneri Bringbackiga, et mindaks üle siis vähemalt osaliselt korduskasutatavatele salatikarpidele. See eeldaski kaupmehelt, et ta on sellega esiteks nõus, et ta võtab korduskasutatava alternatiivi kasutusele ja ta müübki kaasa juba korduskasutatavas pakendis. Inimene läheb, ostab enda salati, maksab salatiraha ja deposiidiraha ära, sööb oma salati ära ja tagastab pakendi meie automaati ja saab raha tagasi. Et see protsess on üsna pikaldane ja vaevaldane, ma peaks ütlema, sellepärast, et näiteks suured kaubanduskeskused, kes siis pakendavad oma toitu, on ka ju eelpakendatud, eks ole, ühekordsesse karpi erinevaid toite. Nemad peavad oma tootmisliinid ümber seadistama selleks korduskasutuseks ja nii edasi. Et see protsess on hästi pikk ja kohati vaevaline ja seetõttu meie oleme võtnud algatuseks kõige sellise optimaalsema suuna, et me alustame nii-öelda suletud süsteemidest. Eelmise aasta teisel poolel ja suvel me jooksutasime päris mitmeid piloote Tallinnas, erinevatel nii-öelda ärivertikaalide ja ärisektorites, aga me jõudsime järeldusele, et praeguses faasis on kõige targem hakata edasi minema siis suletud süsteemidega ja Saku Suurhall on üks nendest kohtadest, kus meil on masinad üleval, kus me siis oma tehnoloogiat ikka veel natukene testime. Meil on jätkuvalt veel väikseid sünnitusvalusid nii-öelda, aga teeme kogu aeg paremaks. Ja selle suletud süsteemi eelis on siis see, et pakendid ei rända alalt välja, vaid ringlevad kogu aeg nii-öelda Saku Suurhalli sees. Ja seal on ka lihtsam see, et kliendid, kes Saku Suurhallis käivad, ühe korra, esimest korda tulevad, nende jaoks on see uus, võib-olla natukene segane, aga teist korda juba kontserdile tulevad, siis on nende jaoks juba asi selge. See on tõesti väga minu arust nutikas võtta selline nagu suursündmuste korraldaja või selline koht, tõesti, kus sul on see nagu suletud süsteem mõnes mõttes, et sul on hästi palju rahvast käib läbi, sa saad neid nagu seal harjutada ja testida seal sees ja samas tõesti sul see, kuidas öeldakse, see ringlus on päris tihe seal ja see on nagu garanteeritud, et seal kogu aeg tarbitakse ja ta on seal koha peal tegelikult sellega nagu valmis siis või tagastama, et ta ei lähe sellega kuskile koju vahepeal ära. Et seda on hea teada ja et me kindlasti, kui meil nüüd Robotex tuleb novembris, 25-26 november, samamoodi Saku Suurhallis, et siis saame ju olla ka üks testgruppe. Ja see on väga vahva ja ma ütlen üks asi, mida ma väga loodan, et kuna tegu on uue asjaga,
siis paratamatult ja tehnoloogiaga tegelikult, mida sellisel kujul ei ole varem maailmas väga tehtud. On erinevaid lahendusi, aga sellisel kujul tehtud ei ole, kuna meie kasutame RFID tehnoloogiat, siis me jätkuvalt võitleme kohati teatud selliste väljakutsetega, mida tehnoloogia meile ette viskab. Me üritame neid võimalikult kiiresti lahendada, aga ma väga loodan inimeste mõistvale suhtumisele, et teinekord, kui on meil tehnoloogial omad plaanid, siis inimesed saavad sellest aru ja me oleme selleks otstarbeks ka praegu üritustel kaasanud inimesi meie poolt, kes siis on nii-öelda assisteerivad, on abiks ja kui tõesti peaks olema masina, kas inimesel ei ole näiteks pangakaardil NFC makse aktiveeritud, see viipemakse nii-öelda, eks ole, või tal on kaart üldse kodus, siis me assisteerime teda kõrvalt, ta saab kas siis sularahas raha tagasi või meil on ka nii-öelda käsimakseterminalid, kus on võimalik siis seda tehingut sooritada. Nii et me üritame ikkagi lõpptarbija seisukohalt seda võimalikult mugavaks teha ja aina töökindlamaks ja paremaks, aga jah, seda mõistvat suhtumist nii-öelda keskkonna nimel ma väga loodan, et inimestel jagub, sest et vahel võib tõesti see tekitada frustratsiooni, kui sa lähed, eks ole, maksad oma deposid ära, tahad oma raha tagasi saada ja nüüd masin tõrgub miski pärast, eks. Aga jah, me oleme kõikidele, isegi kui mõnel tõesti pole kaarti kaasas olnud või pole võimalik ka sularahast tagasi, siis me oleme alati võtnud inimeste kontakti ja pärast järgi teinud siis ülekande, et see on hästi see vist on nagu loomulik ju osa, et kui alles nagu testitakse, proovitakse ja siis ikka ju ongi, et ilmneb väga palju erinevaid murekohti, mida siis nagu siis jooksvalt ju lahendatakse. Aga ma praegu mõtlesin, et kuidas sellest ma saangi aru, et see ongi pikk protsess, sest et üks asi on see, et kui see tarbija või selles mõttes see, kes seda pakendit tahaks tagastada, et tema nii-öelda harjumuste muutmine on üks teema ja tõesti võib-olla isegi oleks nagu kergem, aga just seesama, et meil poed, kõik, kes kasutavad neid, et kuidas neid saada kasutama siis neid korduvkasutavaid pakendid, et see tundub mulle selline pikaajalisem protsess ka, sest praegu ju ma saan aru, et see eeldaks ju ka seda, et nendel pakenditel on märgis peal või mingisugune asi, mille järgi sa saad ka aru, et see on see, mida sa saad tagastada, samamoodi nagu on ju meil taaraga, et mingi hetk meil ka tekkis ju seal need märgised peale, et nüüd on juba see pikka aega olnud, aga siis, kui ei olnud, et siis oli samamoodi ju, et kuidagi see süsteemi väljakujunemine võttis väga palju aega, aga praegu ta siiski ju toimib. Just, see on väga pikaldane protsess ja see eeldab, ma ütlen, praeguses faasis veel väga palju seda, et kaupmees ise soovib näida roheline ja olla roheline ja minna selle trendiga kaasa. Õnneks muidugi on see, et Euroopa Liidu plastidirektiiv annab päris palju suuniseid ja riigid on asunud üsna jõuliselt seda reguleerima, saades aru, et tegelikult nagu enne kui on hilja looduse mõttes, eks ole, peab sekkuma ja peab jõuliselt sekkuma. Üldiselt ma väga liberaalsena inimesena ma ei poolda ülemäära suuri regulatsioone ja riiklikke sekkumisi, aga antud juhul keskkonna mõttes tegelikult muud lahendust ei ole. Sa ei saa mõjutada seda protsessi, mis on nagu üsna suure hooga käest ära minemas muud moodi, kui sa reguleerid seda teatud nagu normatiividega, eks ole. Siis see Euroopa plastidirektiiv kirjutab päris palju suundumusi ette. Prantsusmaa, Saksamaa on olnud üsna sellised eesrindlikud selles suhtes, nemad on üsna karmilt reguleerinud, Eesti samamoodi on kavandamas, eks ole. Ehk et siis, mis ma tahan öelda, on see, et kui me praegu saame loota kaupmeeste sellisele heale tahtele ja soovile olla ja näida roheline, siis aina enam tegelikult ka regulatsioonid suunavad meid selles suunas, et see korduskasutuse alternatiiv on kõige keskkonnasõbralikum ja mõistlikum alternatiiv. Ja isegi väljaspool, ütleme, Euroopa Liidu jurisdiktsiooni, näiteks Austraalias, Uus-Meremaal, Kanadas, Ameerika Ühendriikides, Taimaal, nii edasi, on see korduskasutus kujunemas trendiks, vaatamata ka sellele, et võib-olla nii kõvasid regulatsioone, kui meil siin Euroopas ei ole, eks. Et saadakse aru, et see tegelikult on looduse mõistes mõistlik ja tegelikult on sellel ka majanduslik iva taga, et kalkulatsioone on ka tehtud selle kohta, et kui sa korduskasutatavat kasutad juba vähemalt 15 korda, seal ka, eks ole, pluss-miinus, sellepärast, et sõltub materjalist, tootmiskuludest ja nii edasi, eks.
Aga alates 15. kasutuskorrast on ta juba ka majanduslikult efektiivsem kui ühekordne, sest et ühekordse ostmiseks tuleb samamoodi kaupmehel teha iga kord kulusid, aga kuna materjalihinnad praegu kasvavad ja riigid ka reguleerivad selle ühekordse plasti hinda kunstlikult ülespoole, siis tegelikult mingil hetkel sul ei ole enam ratsionaalne seda ühekordset üleüldse kasutada. Ehk et siis jah, see algus on raske, aga me näeme siiski enda sellist, kui me alustame suletud süsteemidest, siis meie visioon on see, et meie masinad on nii-öelda universaalse võrguna, Smart City võrguna siis linnatänavatel. Sa ostad ühest kohvikust endale kohvi, jalutad järgmise tänavanurgani, viskad topsi meie masinasse ja jalutad edasi. Et see eeldab muidugi jah seda, et sellest saab selline nagu, kuidas öeldagi, ühtne ökosüsteem, kuhu siis saavad liituda kõik kaupmehed, eks. See võtab väga palju aega. See eeldab ka seda, et tekivad mingid standardid, et praegu on, eks ole, neid korduskasutatavate teenuse pakkujaid on päris palju. Enamus nendest kasutab kas mingisugust telefoni äppi, manuaalset tagastamist, on hästi selline kohmakas, ajakulukas ja nii edasi. Aga kindlasti kujunevad mingid sellised standardid välja. Ja me ei eeldagi, et meie see RFID tehnoloogial põhinev jääb ainsaks, aga siiamaani vähemalt ka kõik uurimused, mis on tehtud, näiteks Euroopa Komisjoni poolt 2010. aastal tellitud uuring näitab, et just see RFID on see, mis tegelikult on perspektiivis kõige ratsionaalsem kasutada, sellepärast, et RFID sisuliselt see on nagu kleebis, mille sa kleebid pakendi peale, ta on õhukene, aga tegelikult ta on raadioantenn ja see võimaldab lugeda sadu või tuhandeid pakendeid momentaalselt. Et kui need pakendid, mida me tagastame, eks ole, taaramasinatesse, nendel on see triipkood siin peal, eks, siis neid triipkoode loeb masin ükshaaval. Isegi kui sa kasutad seda uut masinat, kus sa valad 30 tükki sisse, ta ikka loeb neid ükshaaval, eks ole. Aga RFID Plus on see, et näiteks laos, kui sa hakkad selekteerima, ütleme, pesuliinilt tulevad korduskasutatavad pakendid, need süstematiseeritakse näiteks tarbija või klientide kaupa ära, et need lähevad Starbucksile, need lähevad McDonaldsile, siis on sul võimalik 10 000 tükki põhimõtteliselt koheselt kokku lugeda tänu sellele RFID tehnoloogiale. Ja see muudab nii palju lihtsamaks seda, eks ole, kujutad ette, kui sa peaksid seda tegema ükshaaval. Ehk et nagu, kui sul on, jah, sadades on need numbrid, siis on tõesti seda võimalik ükshaaval teha ja lugeda mingite äppidega sisse või mis iganes. Aga kui me vaatame natukene kaugemale tulevikku, et eeldame, et näiteks pooled pakendist lähevad korduskasutatavaks, siis on need tegelikult kogused on ju miljardites. Et sa pead kuidagi suutma seda nagu automatiseerida. Aga kuidas, võib-olla see on juba liiga, kuidas öeldakse, veel ei ole veel sellel maal asi. Aga näiteks tõesti, kui sul on nagu erinevad, sul on Starbucks ja sul on McDonald's, et kuidas sa siis seda eristad, et millised pakendid nagu, või sa pead seda ikkagi, sa ei saa nüüd kõike kokku panna, vaid sa pead ka neid eraldi kuidagi nagu kõigepealt sorteerima, et sa muidu, see sorteerimine on veel eraldi minu arust. See on veel eraldi ja tegelikult nagu ühelt poolt on see, tundub väga keeruline, teiselt poolt on ta selles mõttes lihtne, et tänapäeva pesuliinid, kus neid pakendid pestakse, seal on ikkagi ka manuaalset tegevust, eks ole, inimene võtab need kastidest välja, asetab pesuliinile ja siis need lähevad. Seal on võimalik teha sorteerimist, seal niikuinii tuleb teha sorteerimist. Mida nüüd RFID tehnoloogia võimaldab on see, et sisuliselt see RFID label või kleebis, mis siis igal pakendil peal on unikaalne. Sinna saab kirjutada informatsiooni, see kuulub Tallinna Tehnikaülikooli sellele kohvikule. Siis ta juba loeb ka selle välja ja eraldab Scanner loeb selle välja. Seda teoreetiliselt on võimalik ka täiesti automatiseerida, et ta liinini siis lükatakse kuskile vastavasse sektorisse, eks ole. Ehk et tegelikult jah, see RFID antenn või nii-öelda kleebis seal peal omab informatsiooni, mida saab siis üle kirjutada, mida saab pidevalt muuta. Näiteks sinna peale saab kirjutada palju selle konkreetse pakendi deposiit on, missugusele kaupmehele ta kuulub ja nii edasi. Et see on üks pool. Teine pool on muidugi see, et paljud suured brändid soovivad visualiseerida oma pakendid, ehk et Starbucksil suure tõenäosusega saab olema oma brändinguga pakend, mida sa ka visuaalselt juba saad eristada, eks ole, pesuliinil, et jah, see on nüüd Starbucksi oma. Ehk et siis need on sellised nüansid, mida tuleb tulevikus koostöös kaupmeestega läbi rääkida. Et osad suuremad brändi esindajad on meile öelnud, et nemad tahaksid näiteks, et
meie masinad võtaksid vastu ainult nende pakendeid. Noh, see on ka võimalik selles mõttes, et see ei ole see tee, mida me tahaksime minna, nagu ma rääkisin, me tahame minna universaalset võrku pidi, aga teoreetiliselt on võimalik see, et kui näiteks Starbucks tahab ainult oma kohvikusse, ainult oma automaati, siis meie automaat avab oma luugi ainult siis, kui sa lähened sinna Starbucksi selle RFID tagi. See on nagu arusaadav jällegi nende firmade või nagu nende poolt, et nendel oleks see oma nagu ka unikaalsus on ju, et sa tõesti, et sa muidu sa pealt pärast tegelema, sa ei tea millega või mis pakendid. Eks see kliendi lojaalsuse pool on ja see on nende jaoks väga tähtis, aga me oleme öelnud ka seda, et tegelikult sa ei pea selle pärast seda masinat lukku panema, vaid pigem saab teha nii, et kui sa lähened mingi konkreetse brändi topsiga, siis me saame, meie masinatel on ju ka ekraanid, esipaneelid ja sa saad teha valikuid, sa saad sinna kuvada näiteks selle vastava brändi video või mingid sooduspakkumisi, et tänud, et sa tagastasid meie topsi. Nüüd tuleb tänase päeva jooksul saad näiteks -20% või kogusid sellega boonuspunkte. Et ka see on võimalik ja see on, ma arvan, kliendi lojaalsuse mõttes isegi veelgi parem. Nii aga jah, üldiselt, et me näeme, et see võiks olla ja peaks olema universaalne võrgustik ja nende pakendite sorteerimine niikuinii pesuliinil toimub. Sa pead eraldama, piltlikult öeldes, kui keegi paneb sulle pitsakarbi ja kohvitopsi, sa ei pese neid samal pesuliinil, eks ole, et tulevikus peab siis olema see selektsioon, et erinevatele pakenditele erinevad siis ka pesuliinid, eks ole. Või siis kuna me oleme disaininud oma masinad universaalseteks, siis teatud puhkudel, kes tagastab välgumihkli näiteks, eks ole, mis läheb ümbertöötlemisse või patareid ja nii edasi. Et tõenäoliselt on muidugi mõistlik see, et patareid ja toidunõud on lahus, eks ole, et neid ei saa ühte masinasse panna. Eks selle peale me jõuame tulevikus mõelda, et saab teha ju ka erinevatele nii-öelda itemitele või erinevatele valdkonda asjadele saab teha erinevate tähistega masinad näiteks, eks ole. See tundub ka nagu mõistlik, et muidu sul on mingi, kuidagi kujutad ette, et sul on mingi suur konteiner seal on ju keset tänavat ja siis sa paned kogu selle kõik, mis sul vähegi on sinna ühte kokku, siis see tundub nagu täiesti selline, et pärast läheb liiga keeruliseks, et sa ei saa sellest võib-olla. Puutuvatel asjadel on omad nõuded ja nii edasi, et kindlasti see ei ole mõeldav, et patareid lähevad topsidega ühte samasse kasti. Küll aga topsid ja salatikarbid ja muud toidupakendid, eks ole, et see on nagu elementaarne. See jällegi eeldab sellelt, kes seda kasutab, et ta oleks nagu mõistlik inimene, et topiks sinna igast. Ja mis on huvitav on see, et kui me hakkasime seda tegema, siis see oli üks meie kartustest, et kuidas inimene käitub, et kas kuidas ta sellesse masinasse suhtub, on ju. Ja minu eeldus üks oli see, et disainime oma masinad niivõrd ilusad ja nii-öelda intelligentsed, et inimesed suhtuvad nendesse intelligentselt. Võib-olla natuke niisugune sinisilne eeldus, eks ole, aga samas minu eeldus põhines sellel, et kui ma lähen näiteks ATM-i ehk pangaaparaadi juurde, eks ole, siis see tundub mulle suhteliselt intelligentne masin, ja ma ei taha sinna nagu hamburgerit sisse pressima hakata, või selle kallal vägivallatsema. Et kui see masin ise ei näe välja nagu prügikast, vaid pigem nagu ATM, siis inimene võiks sellesse suhtuda respektiga rohkem. Ja ma pean tunnistama, et minu eeldus selles mõttes siiamaani on ennast tõestanud, et see tõesti nii on. Meie masinatesse ei ole visatud hamburgereid. Ma loodan, et peale seda podcastiga ei hakata nagu nalja tegema, eks ole. Aga küll, mis ongi loomulik, et sinna satub, on see, et näiteks kui sa ostad endale, ma ei tea, mojito, eks ole, siis need, ma ei siganes seal sees on laimid ja mint ja nii edasi. Need jäävad sinna topsi põhja, see ongi okei, eks ole, et meie masin on nii disainitud, et sinna võib vedelikku ja muud prahti ka sattuda. Ta ei lähe sellest pöördesse. Jaa, ta ei lähe pöördesse. Just, aga inimene, me näeme, et tegelikult nagu pahatahtlikult ei ole sükst asja teinud. Et üks asi eelmisel suvel, kui me tegime oma pilooti ja katsetasime alles tehnoloogiat väga algusfaasis, siis ühel väliüritusel olnud masinale oli suur jalajälg tehtud peale nagu. Ehk et keegi oli natukene agressiivsust masina vastu üles näidanud. Ma saan frustratsioonist aru, tõesti võib-olla masin ei reageerinud nii nagu pidi, eks. Aga üldiselt see oli ka ainus kord, et tegelikult inimesed ikkagi saavad aru, et kui sul on pangaterminal seal küljes, eks ole, ja ekraan küljes, et siis ta pigem on nagu siuke intelligentne asi. Just, et ta ei ole selline tõesti nagu prügikast, on ju ka päris, et sa natuke mõtled enne, kui sa midagi seal toimetad ka.
just. See on, selles mõttes on see hea, et selline nagu masin, millel on oma ikkagi mingisugune kas või elektroonika, et ta natukene distsiplineerib inimest, isegi nagu paneb teda kartma, et selles mõttes see selle puhul nagu toimib, et sa kuidagi vaatad, et see ei ole lihtsalt üks kast. Aga mul endal on tekkinud siin ka varasemalt nagu see küsimus või nagu kuidagi olen mõelnud selle peale, et väga paljud oma lahendustes ongi, et see ikkagi on selline nagu füüsiline asi on ju, tekitatakse selleks, et ta võtab vastu või näiteks, kui meil on nagu sellised kullerteenused ka, et meil on ma ei tea, siin pakiautomaadid, ma ei tea, siin on Starshipi robotid ja veel, et kui sul näiteks on ideid siin Cleveronil erinevaid ja kõigil on see, et linnaruumi tuleb miski füüsiline asi, kuhu sa siis kas sa saad midagi või sa paned midagi või sa võtad, et siis mul on vahepeal tekkinud see endal tunne, et kui need on hästi palju, et siis kas ei ole seda ohtu, et linnaruum või ükskõik mis ruum nagu täitub hästi paljude selliste kas siis kolaga nii-öelda või et ongi, et sul juba nagu igal pool on nagu mingi asi, et siis lõpuks sul ei ole nagu sellele inimesele enam nagu seda liikumisruumi üldse. Et see on ka natuke selline nagu keskkonna teema ka, et ja võib-olla selline paratamatus, et üks asi, millega sa nagu aitad ja samas jällegi tuleb midagi nagu siis ka sealt juurde. Ja kindlasti seal tuleb, ma arvan, et seal on üks oluline aspekt on see kogu linna planeerimise aspekt, et vaadata, kuidas ja kuhu sa neid paned, missuguse disainiga tegelikult need linnamasinad võiksid olla. Me oleme oma masinaid teinud nii-öelda white labelina, et kaupmehed saavad neid brändida vastavalt sellele, kuidas nad ise soovivad, eks. Linnatänava pilti võib-olla on mõistlik disainida hoopis mingid teised lahendused, on ju. Et see kindlasti peab käima nagu käsikäes linna planeerimisega. Ma olen täiesti nõus sellega, et see läheb muidu käest ära. Et me näiteks oli ühtede Jaapani investoritega jutuks, et Jaapanis suurlinnades tänavatel on tohutu populaarne, eks ole, need nii-öelda lihtsalt vending machine'id, eks ole, kus sa võtad, ostad endale mingisugused, ma ei tea, mingi joogi või mingid snäkid, eks ole. Ja siis, kui me ütlesime, et kuidas te neid kokku korjate, neil praegu lahendust ei ole selle jaoks, eks. Ja siis me ütlesime, et tegelikult oleks ju nii-öelda perfect match, kui meie nii-öelda reverse vending machine oleks seal kõrval, sa ostad, tarbid ära, viskad selle kas või ühekordse pakendi, saad tegelikult visata meie masinasse, on ju. Ja sealt tuligi välja, et tegelikult, et kuskil Tokyo linnatänavatel ei ole sellist ruumi. Tänavad on nii täis pressitud, eks ole. Sealt tekkis see, vaata Eestis sellist tunnet ei ole, sellepärast, et meil on ruumi küll, eks ole, siin ja meil ei ole, meil on vähe inimesi, nii edasi. Aga seal oli see tõsine probleem. Aga veel korra Jaapani juurde hüpates, kui ma sellest rääkima hakkasin, mis on väga huvitav trend, et Jaapan on vastu võtnud otsuse, et 2025. aastast pannakse kõikidele pakenditele need RFID labelid külge, ka ühekordsetele pakenditele. Ja eelkõige nemad kasutavad seda selleks, et nad saaksid lihtsasti tuvastada taaskord käsiskänneritega üle käies näiteks toiduletist, missugused pakendid on need, millel hakkab näiteks parim enne kätte jõudma. Ehk et sa saad selle teha targaks selle pakendi. Ja päris nutikas ka. Ja meie oleme öelnud, et kui sul niikuinii on juba pakenditel küljes need tagid, eks ole, need tagid, need vanasti olid väga kallid, sellepärast seda RFID tehnoloogiat aastaid tagasi, ta on tegelikult juba väga vana tehnoloogia, eks, aga aastaid tagasi teda ülemäära ei kasutatud. Sisuliselt on tegu sama asjaga, eks, mis on kaubanduskeskuses, ma ei tea, nahktagi küljes, et sa seda ära ei varastaks. Aga meie omad on lihtsalt hästi õhukesed nagu klepekad. Ja nende hind on läinud alla, kuna tehnoloogia on arenenud. Ja nüüd on neid ratsionaalne kasutada ka nagu nii-öelda odavamate asjade peal, eks ole. Ehk et siis on ka neid RFID tag'e, mida on võimalik kasutada ühekordsete pakendite peal, mis on hästi keskkonnasõbralikud, siis ümbertöötamisprotsessis väga lihtsasti eraldatavad pakendist. Ja seetõttu Jaapan ka siis otsus vastu võttis, eks ole, et ka ühekordsetel pakenditel on need tag'id peal. Ja nüüd meie masinad võimaldavad tegelikult ka ühekordseid pakendeid hakata liigiti kokku korjama, mis on ka ümbertöötlejatele jälle väga hea, eks ole, et nad saavad puhta materjali, see on nende jaoks väga suur väärtus. Nii kui see materjal on segamini mingi muu toidupläga või asjaga, see läheb põletamisse, see on nagu kõige halvem ei ole võimalik sellega midagi teha ja see ei jõua. Just, nii et jah, et see Jaapani otsus oli meie jaoks ka selline nagu väga taaskord andis meile päris palju enesekindlust juurde, et me oleme ikkagi õigel teel sellega. Et see annab eeskujuga ja lootus seda, et see mujal ka hakkab niimoodi
toimuma. Aga just, et selles mõttes on ka põnev, et seesama kood tegelikult võimaldab väga palju muid lahendusi ka. Et just, et saaks ju kasutada väga, just, et kui sul on vaja mingeid asju sorteerida või midagi tuvastada nii-öelda enne see, mis, mille... Kuidas me seda tehnoloogiat ise ära kasutame, on see, et meie lisaks sellele, et meie nagu füüsilised masinad eksisteerivad, eks ole, me ise peame enda äri tegelikult tuumaks ikkagi seda fintechi poolt nii-öelda või seda makselahenduse poolt, eks me lahendasime makselahenduse nii, et me ei võta inimese kaardi pealt raha ära, vaid me kanname inimese kaardi pealt tagasi, eks ole. Et jah, seda on tehtud enne, näiteks kui sa viid teksapüksid poodi tagasi, ütled, need ei sobinud sulle, sul peab olema näidata ette, eks ole, nii-öelda originaaltehing ja sa saad selle raha nädala-paariga tagasi, sest et see kontrollitakse manuaalselt üle. Nüüd, mis meie oleme teinud, on see, et sul ei pea olema originaaltehingut. Ehk et nagu ma rääkisin, eks ole, kui sa ostad selle topsi või leiad selle topsi, siis sa viskad selle meie masinasse, sul ei ole originaaltehingut selle kohta kinnitust, et sa selle ostsid, eks ole, sa võib-olla leidsid selle. Aga meie teeme sulle ikkagi, suudame teha sulle tagasikande pangakaardile. Ehk et see on nagu meie tehnoloogia selline unikaalsus ühelt poolt. Ja teine asi, mida me ütleme, mis on meie teenuse nagu põhialustala, on siis see nii-öelda SaaS-lahendus ehk et siis tarkvara pool, mis teenindab kogu seda meie kliendibaasi taustal. Ehk et siis meie andmebaasis on kõik need RFID kleepsud või antennid arvel. Me täpselt teame iga pakendi nii-öelda tsüklite arvu, mitu tsüklit ta on läbinud. Me saame öelda, et kui ta on näiteks 350 tsüklit teinud, siis tuleb ta välja võtta ja saata ümber töötlemisse, eks ole. Et tal on ikkagi mingi oma nagu eluiga ka. Et sa teed kindlaks selle lõpuks, et kui palju miski materjal siis ka kannatab seda kasutamist. Just, ja selle pealt hakkab meil joonistuma muster, et me saame neid nii-öelda lugemispunkte jooksvalt juurde lisada, et kui praegu meil on lugemispunktiks see hetk, kui pakend meie masinasse tagastatakse, eks ole, meie andmebaasi läheb kirje, nüüd see pakend selles kohas tagastati sellel kellaajal. Ja teine lugemispunkt on see, kui sa näiteks pesuliinilt võtad pakendid välja, loed need skänneriga sisse, siis on teine lugemispunkt. Me saame nüüd neid lugemispunkte juurde liita, näiteks me saame panna müügipunktidesse väiksed lugerid, ehk et iga kord, kui poemüüja annab sulle selle pakendi, registreeritakse ära see pakend selle kellaajal sellest poest läks välja. Nii, nüüd tekivad mingisugused andmepunktid ja hakkab tekkima mingisugune muster, kuidas see konkreetne tops liikus, kuhu ta tagasi jõudis, missuguse intensiivsusega need topsid liiguvad ja me saame selle pealt teha nii-öelda big data analüüsi või suurandmete analüüsi, mida me saame siis hakata pakkuma meie klientidele selleks, et nad oma kas näiteks logistikasüsteeme saaksid optimeerida omavalitsustele, et nad saaksid näiteks oma prügipeo mingit trajektoore, linnaruumi planeerimist, eks ole, paremini teha, et kus on sellised nagu suurema intensiivsusega tagastamise kohad ja nii edasi. Et kogu see pool käib läbi meie laotarkvara siis nii-öelda, mida saavad meie kliendid kasutada ja kus nad saavad siis vajalikku informatsiooni ja kus nad saavad siis seadistada, saavad nii-öelda igale kiibile panna siis oma väärtuse, öeldagi, et näiteks need kohvitopsid, nende deposiit on 2 eurot, salatikarbi deposiit on mis iganes €50, eks ole, nii edasi, ja siis sa saad kõike kontrollida, kui palju mingi masin sul parasjagu on topse vastu võtnud. Masinad on meil kogu aeg võrgus ja nad suhtlevad siis teenusoperaatoriga. Kui masin hakkab täis saama, läheb sõnum teenusooperaatorile, kuule, ma olen 75% täis, ole valmis mind tulema tühjendama. Kui ta saab päris täis, nii kriitiline piir, ütleb, tule nüüd, masin paneb ennast lukku, ütleb, lähim masin on siit 100 meetrit näiteks, eks ole, et tegu on siis sellise perspektiivis sellise nii-öelda IoT või Internet of Things tüüpi universaalse võrguga, kus masinad saavad omavahel suhelda ja inimest ka vastavalt suunata, et kus on siis lähim automaat, mis on parasjagu sinu pakendi ootel ja nii edasi. Jah, et see kuidagi tekitab alati selle nagu küsimuse ka, et me kuidagi, et hästi palju on ikkagi seda pakendit ja kõike seda, aga et muud väga häid lahendusi ka veel ei ole umbes, et sellist lahendust veel ei ole, et sa ostad midagi ja siis, kui sa ära tarbid, see pakend just kui kaob. Et ta nagu pudenuks või kaoks täiesti ära, et see nagu kuidagi paneb mõtlema sedast, et kui on need, et ongi need kogumis kohad ja nii, et tegelikult see on nagu nii, kuidas öeldakse, seda füüsilisust on nii palju
ja ta täitub ju päris kiiresti, sest et kui sa mõtled ka nagu prügikasti mõnikord, et sa paned sinna mingi 4 pakendit, kui sa nagu väga ei viitsi neid ka voltida, siis põhimõtteliselt see prügikast on nagu 2 päevaga nagu täis, et see on nagu uskumatult palju ikka. Aga see eeldab organiseeritud logistikat, et sellepärast ongi, ütleme, esialgu suletud süsteemidest alustamine lihtsam, nagu meil Saku Suurhallis, eks ole. Jah, ütleme niisugune Smart City lahendus, kus on nii-öelda avatud ja väga laial alal laiali olevate masinatega tegu, siis seal tuleb logistikat kindlasti optimeerida. Noh, mingitel hetkedel hakkab sulle joonistuma, sa näed tegelikult andmebaasist, et see ongi meie eelis, eks ole, kui sul on tavaline prügikast, sa pead sõitma kohale vaatama, et palju seal on, kas maksab tühjenda või ei maksa, aga siis sa oled juba teinud kulutuse ära, eks ole. Sa lähed vaatama. Just. Aga meie puhul on see, et sa näed tegelikult andmebaasist ära, kus on need punktid, mida sa pead tühjendama. Ja meie masin, tegelikult on meie masin, me saame disainida seda erineva kuju ja erineva suurusega perspektiivis. Praegu meie esimene mudel on disainitud 360-liitrise prügikonteineri jaoks. Sisuliselt on seal sees 360-liitrine prügikonteiner, mis on ratastel. Kui masin saab täis, tõmbad välja, lükkad tühja konteineri sisse ja masin toimib edasi. Ehk et hästi lihtne tühjendamine. Ja sinna mahub umbes 350 pooleliitrist topsi. Ehk et siis ta nüüd päris nii väike ka ei ole, eks, aga osad kliendid on meile öelnud, et näiteks, ma ei tea, kui me Tallinna Lauluväljakul, eks ole, meil on mingi Guns N' Rosesi kontsert, meil on seal 60 000 inimest ja igaüks joob seal keskelt läbi mingi 2,5 jooki, et siis need peavad kuskile mahtuma, et siis meil on ka selle jaoks lahendus, et me oleme planeerimas juba järgmise generatsiooni masinat, mis on nii-öelda modulaarne, ehk et integreeritav ka siis näiteks seina sisse mingisuguse suure konteineri peale, eks ole, või see mahuti on sootuks kuskil maa all, ehk et pakendid kukuvad kõik maa alla, lähevad sealt otse pesuliinile näiteks. See täpselt, ma mõtlesin ka just, et see võib olla, et just see sama, kui see linnaruumi probleem ka, et kuidas nagu leida selliseid lahendusi, kus sa just ei võta seda uut ruumi, vaid et sa kasutad seda juba nagu olemasolevat. Loomulikult tegelikult, kui sa paned seda maal, siis ta ikkagi sealt maalt võtab ruumi või kui sa paned maja külge, siis sul peab olema seal maja sees see ruum. Aga just, et see on minu arust ka päris nutikas. Aga visuaalselt, eks ole, mõjub paremini. Jah, et ta ei ole jälle mingisugune kobakas kuskil. Visuaalselt müra ei ole nii-öelda, eks ole, nii palju. Et jah, seda saab erinevat moodi teha ja see on meil täitsa kavas ning me näeme jah, et ikkagi ütleme 10 kõnest 3 või 4 kõnel küsitakse seda, et kas on võimalik ise disainida seda nagu alumist osa, eks ole, et kas te saaksite mingit sükst modulaarset varianti teha. See näitab, et kliendid tegelikult tahavad seda. Seoses sellega veel, et just, et sa saad nagu vaadata selle nagu täituvust ka, et tõesti sa ei tule nagu tegema seda tühja sõitu, et mõnes mõttes võiks seda mudelit ju rakendada ka praegu muu prügimajanduse peale, mis meil on, sest et minu arust see on üks põhiprobleeme ka, et tihtipeale tehtakse ju neid tühja sõite päris palju, et kuidagi see on suht kehvasti minu arust organiseeritud veel, et sa justkui pead täitma. Mõnikord tekib see tunne, et prügikasti ei ole midagi panna, samas maksad iga kuu selle, just nagu maakohtades ma tean, et on või väiksemates kohtades, et sa lihtsalt sul ei ole võimalik ka muud moodi lepingut teha, et ta ikkagi tuleb sul seal kas, ma ei tea, siis kvartalis või kuus, aga et minu arust oleks ju nutikas, et kui ta saab näha umbes, et kas on vaja minna või mitte, siis ei tule see suur masin, ei sõida sinna kuskile, ma ei tea, metsa ja siis jälle tagasi, et see on niisugune keskkonna. Kindlasti ja ma olen lugenud ja näinud, et selliseid lahendusi on vaikselt hakatud ka tegema. Seal ei ole iseenesest mitte midagi keerulist, eks ole, panna ka sellele prügikonteinerile mingi mahuandur peale, eks ole, nii-öelda, et ta annab märku, kui ta on kuskilt maalt nagu mingi piiri ületanud. Aga eks see kõik on selles mõttes kulukas. Igasuguse targa masina tegemine on kulukas, et ta peab olema kuidagi sul võrgus, ta peab saatma seda informatsiooni välja, see maksab ja lõppküsimus on jah selles, et meie masinate puhul ka, eks ole, meie masina müügihind, me üritame küll seda hoida nagu suhteliselt oma hinna lähedal, sellepärast, et meie ärimudel ei seisne selles, et müüa masinaid, vaid pigem meie ärimudel seisneb sellest, et meil on nii-öelda tehingutasu nagu pangal on, eks ole, iga panga makse pealt tasu. Meil on siis iga selle tagastatud pakendi pealt on nii-öelda väike protsent. Ja seetõttu me üritame masina hinna hoida võimalikult madalana, aga ikkagi on ühe masina hind umbes 3500 kuni 4000 eurot, eks.
et jah, võrreldes siin nende Tomra näiteks masinatega, mis võtavad ühekordseid pakendid tagasi, need võivad maksta 10–50 000 eurot, eks ole, ja võtavad terve maja suuruse ruumi, on ju. Et võrreldes nendega on meie masinad pool tasuta, aga samas ikkagi me jällegi näeme, et ka väiksemad kaupmehed, teinekord neil ei ole võimalik enda seda lubada, sellepärast et nendel on iga euro arvel, on ju, ja kui sul ongi nagu mingi välja kujunenud mudel tavalise prügikastiga, siis sa pigem lähedki seda mugavamat ja esialgu võib-olla tundub, et odavamat teed, on ju. Aga üks, mida sa pead arvestama, mis me nägime, kui me eelmisel aastal tegime A. Le Coq Arenal oma pilooti, siis me nägime seda, et kui me võtsime ainult osaliselt kasutusele korduskasutatavad topsid seal, pooled kohad müüsid ühekordseid, siis tegelikult mis juhtus, prügi oligi reaalselt poole vähem. Ehk et siis tribüünide vaheline ala oli poole puhtam ja ma ütlen, samal ajal olid kasutuses ka ühekordsed, eks ole, poolenisti. Ehk et kui minna üle nagu täielikult korduskasutatavatele pakenditele, siis kindlasti see prügi hulk väheneb ja see jäetakse arvestamata, et selle ühekordse prügi äravedu ja koristamine maksab ka midagi, on ju. Ja veel ümbertöötlemine või põletamine või mis iganes, eks ole. Et seal on tegelikult nüansse, mis esialgu tunduvad, mugavama minna vanaviisi, aga tegelikult see ei ole isegi majanduslikult efektiivne enam. Ja see vist ongi see mõtlemise koht nagu ikka enamasti, et kas sa mõtled selle nagu praeguse mugavuse hetke peale või see, et tõesti, et pikemas perspektiivis, kuidas see võib olla sulle kasulik ja ka tegelikult igasugusele ettevõtjale, et kui ta suudab mõelda juba nagu mitmeid aastaid ette ja siis ta näeb, et see lõpuks tuleb talle kasuks rohkem. Et kuigi esmapilgul tundub näiteks, ma ei tea, seal ka prügimajanduses, et see teenusepakkuja tahab ju oma raha nagu kätte saada lihtsalt ka, et ta sellepärast ju teeb sellise lepingu, et tal on vaja seal iga kuu või niimoodi, et kindlat süsteemi, oma rahavoogu. Aga kui et kui seal hakata nagu arvestama muid, just see, et mis kulutusi sa pead hakkama võib-olla veel rohkem tegema ja mis see lõpuks kõik maksma läheb seal, kui sa ei mõtle nagu sellele keskkonnasäästlikkusele ka, ja sest just seesama, et materjalid ja kõik läheb nagu kallimaks, siis lõpuks see tuleb sulle, lähebki nagu kõik kallimaks. Aga eks see ongi kogu see keskkonnahoiu temaatika, see peab ikkagi, see kõlab võib-olla natukene nagu imalalt, aga see peab tegelikult nagu südamest tulema selles mõttes, et nagu me ei suuda selle keskkonnareostuse vastu muidu võidelda, kui me seda nagu teadlikult ei tee. Kui me hakkame igale asjale panema kohe päris algusest hinnasilti külge, ütleme, kuule ei, see on siin ikka natuke kallim variant, et ei lähe sellele üle, siis tegelikult nagu meil tegelikult päriselt ka ei ole nagu midagi oma lastele ja järeltulijatele edasi anda. Ehk et siis ma väidan seda, esialgu võib olla see korduskasutatav lahendus võib tunduda kallim, võib ka olla kallim, aga perspektiivis, kui kogu see ahel saab ära optimeeritud, eks ole, kogu see logistika, kogu see pesu, kõik saab ära optimeeritud, siis tegelikult fakt on see, et sealt on võimalik saavutada ka majanduslikku efektiivsust. Lisaks sellele, et me sellega keskkonda säästame. Nii et jah, pigem selline mindseti muudatus, ma seda küll väga ootaks just eelkõige nagu kaupmeestelt, et lõpptarbija tegelikult tuleb ju kaasa sellepärast, et kui sa lõpptarbijale kohvikus annadki valiku, et sul on ka ainult korduskasutatav lahendus, eks ole, siis ongi kõik juba korras. Seda, et mis tal on. Ja tarbib sellega ära. See on sama nagu, ma ei tea, suitsumehed olid hirmus mures, et siis, kui see muudatus tuli, eks ole, et siseruumides enam suitsetada ei või. Tegelikult ei ole midagi, kõik on õnnelikud. Lõpuks harjud kõigega ära ja isegi võib-olla mõtled, et ongi tore. Praegu, kui mõtled, et nagu täiesti nagu uskumatu, eks ole. Lähed kohvikusse ja keegi suitsetab, et siis tunned, et mis toimub. Tegelikult need on paljuski ongi need emotsioonid, mis mängivad. Ja kui sa selle uuega nii-öelda ära harjud, sa mõtled, tegelikult ongi päris hea. Ja enesetunne on ka hea, sest sa tegid nagu midagi reaalselt looduse jaoks ka head. Jah, mul tundub ka, et see on pigem see, et seda tarbijat on nagu võimalik lihtsamini saada nagu mõjutada ja ta panna lihtsalt nendesse olukordadesse, kus ta hakkab, aga seda ma saan ka aru, et see just, et nagu tootja ja või kaupmeeste pool ja kõik see, et see võtab aega. Aga kui sa nüüd ise mõtled, et seda on raske muidugi ette ennustada, aga näiteks mingid ajalised plaanid ikka teil on ka ju oma töös ja planeeringutes, et mis etappides edasisi samme näed, on ju Kapluupiga ka, et kuidas te tahate edasi minna ja mis ajaks umbes sa loodad, et see asi võiks
kuidagi nagu toimida ja niimoodi, et sa kujutad ka ette, et juba kuskil siinsamas linnaruumis on teie see sõltub nüüd hästi palju sellest, kuidas kaupmehed kaasa tulevad ja kas kaupmehed näiteks pakutava lahendusena lähevad üle täielikult korduskasutatavale pakendile või pakuvad kõrvale alternatiivi. Kui nad pakuvad alternatiive, siis nad ei pruugi näha kohe selle asja efekti, sellepärast et inimene on oma harjumuste ori reeglina, eks ole, ja ta võtab ikka selle, millega ta on harjunud. Kui sul on kõrval ühekordne alternatiiv, siis sa võtad selle, millega sa harjunud oled. Kui sul on ainuke variant korduskasutatav, siis näeb kaupmees ka kohesemat efekti. Et ma ei ole nii sinisilmne, et see kõik niimoodi läheb, aga meie me ei eeldagi seda, et see nagu täna kohe juhtub, eks. Ja me ei tahagi kuidagi me tahaks võib-olla, aga me ei ürita seda maailma nagu üldist trendi selles mõttes kuidagi vägisi suunata, eks ole. Et me näeme seda, et meie kasvutempo juures meil on juba piisavalt turgu, ehk et isegi rohkem turgu, kui me suudame teenindada oma praeguses arenguetapis, eks ole. Me läheme samm-sammult ja aga me näeme siin ka muidugi seda, et näiteks 2023. ehk et järgmisest aastast on siin Euroopa riikides nii mõneski tulemas taaskord karmimaid regulatsioone, ka Eesti on siin kavandamas, eks ole, erinevaid muudatusi, alustades sellest, et kas hinnastada ühekordset pakendit kõrgemalt, eks ole, või siis see, et kohustadagi kõiki kaupmehi ühekordsete kõrvale tooma korduskasutatav alternatiiv näiteks, eks ole, et neid erinevaid lahendusi ja regulatsioone on erinevates riikides juba päris palju tulemas. Järgmine aasta tõenäoliselt jõuab see kaupmeestele paremini kohale, kuna kaupmees, eks ole, tegeleb oma igapäeva äriga, ta ei viitsi tegeleda nende kõrvaliste asjadega tema jaoks, eks ole, kuna tema põhiäri näiteks, ma ei tea, ütleme, on hamburgerite müümine, eks ole, ta ei mõtle selle peale võib-olla igapäevaselt. Aga kui nüüd jõuab kätte see hetk, kus seadusest tulenevalt on sul kohustus midagi teha, eks ole, siis ta saab aru, et oi, nüüd tuleb kiiresti midagi teha. Ja järgmine aasta ma eeldan, et on see murdepunkt, kus tegelikult teatud regulatsioonid, kui ma ei oska seda ennustada, eks ole, olles parlamendis töötanud, ma võin öelda, et seal asjad teinekord venivad, eks ole, objektiivsetel põhjustel, aga kui kõik läheb hästi, siis järgmisest aastast ma eeldan, et võiks see sõnum jõuda kaupmeestele rohkem kohale ja seetõttu võiks ka see üleminek muutuda aktiivsemaks ja kiiremaks, eks. Aga kui rääkida konkreetselt meie plaanidest, siis me ei ole kunagi teadlikult enda äri sidunud sellega, et kuskil peaks või võiks olla mingid regulatsioonid. Et nagu ma ütlesin alguses, ma ise üldiselt regulatsioone ei poolda ja ma pean õigeks seda, et õige äri on see, mis suudab hakkama saada igasugustes tingimustes. Kui ta ei suuda, siis ta ei ole järelikult õige äri, eks ole. Ja seetõttu me oleme ehitanud oma äri selle mõttega, et mis tuleb regulatsioonide poole pealt, et me läheme samm-sammult edasi. Me alustame Eestist, eks ole, me alustame suletud süsteemidest, ärihoonetest ja nii edasi ja liigume siis vaikselt laiemaks. Ja kui on õige aeg, siis me saame tulla ka nii-öelda tänavatele Smart City lahendusena, eks ole, et kui me oleme ära testinud kõik oma tehnoloogia nõrgad ja tugevad küljed, inimesed on hakanud harjuma, siis me saame minna nii-öelda orgaaniliselt edasi. Ja me näeme ka seda, et väga palju on huvi välismaalt, meil on Euroopast ja ka väljaspoolt Euroopast, ütleme 15 sellist päris huvitavat klienti ise tekkinud, kes meiega aktiivselt suhtlevad. Ja ka täiesti erinevatest ärisektoritest, topsidest kuni riieteni välja ja välgumihkliteni. Ehk et siis see näitab, et me teeme mingit asja, mida reaalselt on ikkagi turul vaja, et mitte ei ole lihtsalt kampentusiasti, kes mõtleb, et tore asi. See on ka minu arust tore, et te usaldate mõnes mõttes seda meie alustate Eestist, sest et see ei ole väga võib-olla tavaline ja ei ole ka kõige kergem, sest mõnikord on lihtsam võtta sult kuskilt mujalt selline regulatsioonidele allutatavam ühiskond, et meil on suhteliselt nende uute harjumustega minu arust tullakse mitte väga võib-olla kergelt alati kaasa ja see on selles mõttes väga hea, et proovida ikkagi kõigepealt siin ja siis vaadata mujal, et ma olen nõus, et Eesti inimene elab selle vanasõna järgi, et algul ei saa vedama, pärast ei saa pidama. Just, et see ei ole kerge see
ületamine, et sa lähed oma mugavustsoonist välja, et siin on hea paralleel näiteks tõesti, kui näiteks ma ei tea, kuskil Selveris need puldid on ju, et alguses kõik olid, keegi ei julgenud neid isegi puudutada ja samas ma olen näinud on ju hommikuti nüüd neid situatsioone kuskil, kus on, ei olegi sul nagu seal kassas teenindajat ja siis sa tuled poodi on ju, sa oled lihtsalt nagu sunnitud seal olukorras, et sa ei lähe nüüd siis ka, mõned lähevad ka minema muidugi, aga et ka need, kes on tõesti nagu need nii-öelda tahavad nagu seda vana süsteemi, siis nad võtavad ja teevad ära ja saavad selle kogemuse ja järgmine kord nad juba kasutavad, vaatavad, see on lihtne, et sa pead panema nagu justkui sellesse sundsituatsiooni samamoodi, et kui sul on see muid võimalusi, siis sa ikka nagu hiilid nende poole, aga kui sul lõpuks ei ole, siis sa lihtsalt oled, sa pead nagu hakkama seda kasutama. Et need regulatsioonid mõnes mõttes siiski on head. Ja ma ütlen, keskkonna mõttes ma regulatsiooni igatepidi pooldan, et mis vähegi aitab keskkonda sellest ja see on igati mõistlik, aga üldiselt on jah nii, et ega see inimene ise väga nagu teatud osa inimkonnast, eks ole, on need nii-öelda early adapterid, kes nagu kõike proovivad ja teevad, eks ole, aga väga suur osa ikkagi nagu pigem lükkab selle viimasele hetkele. Aga mis puudutab seda nagu Eesti turgu, siis meie jaoks on sellel lihtne loogika, et me üritame alati panna ennast nagu ka teise osapoole kingadesse ja kui ma panen ennast praegu näiteks investori kingadesse ja ma küsin Kaplubi käest, et kuulge vennad, et miks te nagu, kui te oma koduturul seda ei suuda käima tõmmata, miks te arvate, et te seda nagu mujal suudate käima tõmmata? Ehk et see on minu jaoks nagu ainuõige, et kõigepealt tuleb alustada kodust, tuleb siin ära teha, sa näitad, et siin toimib ja et siis ta on skaleeritav mujale ka, eks. Ja ütleme riistvara puhul veel eriti, et mingisugust tarkvara lahendust või äppi sa võid teha tõesti nii, et sa teed selle siin valmis või kus iganes selle valmis teed ja lansseerid selle Uus-Meremaale, pole vahet, eks. Aga riistvara puhul on nii palju muid aspekte, hooldus, eks ole, setup nii-öelda, kuigi meie masinate setup on väga lihtne, et ta on nii-öelda plug and play, et sa ta võtab 1 ruutmeetri ruumi, eks ole, ta paned ta vooluvõrku ja ta on sul 4G ühenduses ja läheb, eks. Aga algusfaasis kindlasti on nii-öelda setup'is mingeid väikseid muudatusi tarvis teha, eks ole, võib-olla mingi asi, füüsiline komponent on kuskil lahti põrunud transpordiga käinud, sul on vaja see kokku panna ja nii edasi. Ehk et siis iga asi omal ajal, et selles mõttes riistvaraga kindlasti on kõige lihtsam alustada nagu oma koduturult, kus sa ise kogu aeg oled olemas, eks ole. Muidu on ju kaugelt kuidagi, sa pead minema seal ja vaatama, et siis sa olen nagu ja sellel on ka oma mõte täiesti. Väga praktiline näide siit kõrval, et meil on üks klient on Hollandis, eks ole, meil on Hollandis nüüd esimest nädalat on piloot ühes kooli campuses ja väga aktiivne kusjuures ühte masinasse, meil on seal üks masin üleval, sinna tagastatakse päevas 200–300 kohvitopsi. Aga samas selle masina me saatsime selle Hollandisse, aga selle masina ülesse panemiseks oli meil ikkagi tarvis saata oma tehnik sinna koha peale, kes seda teeb. Ehk et vaata, need on sellised küsimused, mis tuleb ajas lahendada. Tulevikus on seda lihtsam teha, kui sa oled Eestis juba saanud jalad alla nii-öelda, eks ole. Siis sa teedki teenuslepingu, võtad välismaalt näiteks mingi partneri, kes seal Hollandis aitab meie masinaid siis vajadusel nagu korras hoida, eks ole. Aga kui sa lähed kohe, esimese masina pead Uus-Meremaale, eks ole, siis tuleb lihtsalt reaalselt sinna minna. Sa ei saa muud moodi. See on just tore, et just mõtlen ka siin, et kui meil robotiks tuleb, et siis kindlasti hakkame katsetama ja kutsume teisi ka üles, et siis proovida kindlasti seal Saku Suurhallis ka. Aga aitäh ja palju edu selle, ma arvan, pikaajalise, aga väga vajaliku projektiga. Ja ma loodan, et just, et seda mindseti siis või meie mõtlemisviisi on nagu võimalik muuta. Ja eks see algab, nagu ikka öeldakse, üksikisikust. Üks või mingi väike kogukond hakkab seda kasutama ja siis teised tulevad siis järgi siis aeglasemini või kiiremini, eks siis näis. Ja just suur tänu ja eks ikka tasatargu selles mõttes, et ega rabistada ei maksa ja suured asjad võtavadki aega ja iga asi, ma arvan, tuleb omal õigel ajal, nii et oleme kannatlikud ja püüame vaikselt samm-sammult paremuse poole. Jah, aitäh! Aitäh!